13. peatükk. Kõige algus. Kui midagi teha armastusega, siis ei ole võimalik seda vussi keerata, on öelnud isa Blessing. Politseijaoskonnas paluti mul oma käekott ja taskud tühjendada. Tegin kõik, mis kästud ja püüdsin näida hirmunud. Taas ei pidanud ma teesklema, kuna olin seda päriselt. Hetk hiljem eskortis politseinik tuppa pastor Joe. Mulle meenus meie plaan. Mind võetakse koos pastoriga vahi alla ja küsitletakse. Kokkumäng selleks, et pastor Joe ei saaks aru, kes ta laste müümisest sisse rääkis. Nii palju kui tema aru pidi saama, olin mina vahi all, sest tahtsin last osta. Mind pandi istuma lähedal asuvasse ooteruumi, Gabriel endiselt süles. Pastor Joe järgnes meile ja ta pandi istuma minu kõrvale. Tema on küll viimane, kelle kõrval ma praegu istuda tahan. Oleksin tahtnud karjuda. Politseinik vaatas mind karmil pilgul. Mis juhtus? Küsis ta. Tõsiselt või? Mõtlesin segaduses. Mida ma peaksin ütlema? Mis juhtus? Kordas politseinik valjemini. Mitte midagi, sisistas pastor Joe. Politseinik võttis välja kilekotti, milles oli patakas $100 rahatähti. Ilmselgelt pole siin lihtsalt tegemist mitte millegagi, kärgatas ta. Pastor Joe vaatas maha. Politseinik vaatas minu poole. Kes see on? Küsis ta, osutades minut süles olevale lapsele. Gabriel, ütles pastor Joe. Mis Gabriel? Pastor Joe vaatas hämmeldunult mulle otsa. Vaatasin omakorda temale otsa, olles samamoodi üllatunud, kuid tundsin siis äkilist vihasähvatust. Sa ei tea tema perekonna nime. Sa hakkasid mulle just seda last müüma sinu enda lastekodust ning sa ei tea isegi selle lapse perekonna nime. Haige värk. Meid küsitlenud ohvitser lahkus toast ja sisse tulid mitmed tuttavate nägudega politseinikud. Lõpuks ometi mõtlesin ja hingasin sügavalt. Uus rühm politseinikke hakkas jaoskonna politseinikega valjuhäälselt sõnelema, kuna nad ei saanud aru, miks pastor Joe ja mina küsitluse ajal samas ruumis viibime. Olin selleks küllalt igasuguseid politseisarju näinud, et teada, et see polnud korrektne viis ülekuulamist läbi viia. Järgmisel hetkel lennutati mind koos Gabrieliga teise tuppa. Minu asjad tagastati kilekotis ja ma tundsin kergendust ning arvasin, et mu osalusoperatsioonis on lõpule jõudnud. Kuna mind juhatati läbi koridori ja pandi istuma toolile, mis oli väljaspool kinnipeetavate kongi. Üritasin end mitte ringi pöörata, et ma ei peaks nägema trellide vahelt välja sirutavaid käsi. Kartsa hallid seinad olid võidunud ja sealt tulev hais tülgastav. Kartsa topitud mehed suunasid oma sõnad mulle. Ma ei ole oma perekonda 3 päeva näinud, ütles üks. Nad ei tea, kus ma olen. Ma olen siin olnud 9 päeva ja mulle pole isegi öeldud, mille eest ma istun, ahastas teine. Nad muudkui jätkasid, meeleheitel mehed trellide taga jutustamas oma lugusid mu kuklale. Mu süda valutas, kui mõtlesin ülekohtule, mida need mehed pidid taluma selles tillukeses ja pimedas 2 ruutmeetrises kuubikus. Viimaks ei suutnud ma seda enam taluda ja haarasin kotist mõned müslipatoonikesed ning ulatasin neile, et vaigistada nende lõputut hala. Mul on nii kahju, ma tõesti ei saa teid aidata, sosistasin neile kreoolkeeles ja ulatasin patoonikesi. Kui nende käed hullunult minu käte järele kahmasid, märkas seda koridoris laua taga istuv politseinik ja taipas, et see polnud just kõige parem istekoht Gabrieli ja minu jaoks. Mees tuli meie juurde ja kui ma püsti tõusin, võttis ta mu tooli ja viis selle kinnipidamiskongist kaugemale ühte nurka. Me istusime ja ootasime. Minutitest said tunnid ning Gabriel jäi mu õlal magama. Ootasin, tundes kongis istuvate meeste lõhna ja kuulates nende juhuslikke loidusid kommentaare. Lõpuks üks politseinik hüüdis mind, et järgneksin talle. Tõusin oma kohalt koos nüüdseks juba üsna virile ja väsinud 2-aastasega ning mind juhatati mööda koridori õue järjekordse auto juurde. Kuhu me läheme, küsisin. Lastekodusse, hüüdis keegi mu selja tagant. Mida? Miks me lastekodusse läheme, küsisin.
kuid keegi ei kuulanud ja meid kiirustati autosse. Üks mees hüppas eesistmele ja me liikusime paigast juhtides autokolonni. Kui see jada lastekodu ees seisma jäin, olin üks esimesi, kes autost väljus. Väravale lähenedes tundus, nagu oleksin kuulnud midagi imelikku. Kas see on muusika? Rühm järgnes mulle. Äkki trügis keegi rüsinal meist kõigist ette. Mul suu vajus sõna otseses mõttes ammuli, kui nägin pastor Joe'd. Mulle oli öeldud, et ma ei pea teda enam mitte kunagi nägema ja siin ta nüüd oli, trügides kõigist ette, et avada lastekodu väravaid. Ta oli kurnatud ja vihane. Raevukalt lükkas ta värava pärani ja ma järgnesin koos politseinikega talle mööda kitsast ja pimedat betoonkoridori. Ma kuulan tõesti muusikat ja rõõmuhõiskeid. Täielikus segaduses jõudsin tagumisse sisehoovi, kus rõhkas laste kisast ja rõõmuhõisetest. Minu isa tuli, helisesid nende hääled. Ühelgi oma visiidil polnud ma midagi taolist näinud. Vaatasin ringi täielikus hämmingus. Õhupallid ja lipud, lindid täitsid tolmust sisehoovi. Pingid ja toolid, mida ma polnud kunagi varem näinud, olid seatud hoovi äärtesse. See oli sürrealistlik pilt. Vaatasin ringi ja nägin lastekodu lapsi mängimas kaardimänge ja bingot ning rasvapliiatsitega värvimas. Lastel olid seljas uuemad ja ilusamad riided. Lapsed, keda olin näinud põletushaavadega kätel ja jalgadel, kandsid pikkade varrukatega pluuse ja pikki pükse, mis varjasid nende arme. Lapsed, kellel oli peanahal seeninfektsioon, kandsid kapuutsiga pusasid. Ma lihtsalt seisin ja vahtisin enda ümber toimuvat ning näpistasin end, kuna uskusin, et olin kellegi halvas ja haiglases unenäos. Olin seda kohti kümneid ja kümneid kordi külastanud ning polnud mitte kunagi midagi sellist näinud. Isegi siis mitte, kui ameeriklaste rühmad külas käisid. Uurijad tulid sisse ja küsitlesid kõiki töötajaid. Jällegi ei eraldatud küsitletavaid üksteisest. Kas lapsed söövad? Kas neile meeldib siin? Kas neid pekstakse? Vastused olid samad, kõlades hoolikalt päheõpitud tekstina. Jah, nad söövad, ei neid ei peksta, jah, nad armastavad oma isa, pastor Joe'd. Siis küsitleti lapsi, töötajate kullipilgu all. Mul hakkas halb. Mu pilk peatus ühel armsal väikesel tüdrukul nimega Saare. Olin puhastanud ta haavasid nii palju kordi ja nüüd vaatas ta minu poole silmad aukus ja pilk lüüa saanud. Tere, sosistasin. Tüdruk püüdis korraks naeratada ja pööras siis pilgu ära. Uurijad ja ametlikud jälgijad kõndisid ringi ja ma kuulsin, kuidas nad omavahel rääkides tõdesid, kui armas ja tore koht see lastekodu on. Ma ei suutnud seda kauem taluda ja tormasin välja, segaduses ja vihane. Kuidas meie seatud lõks hakkas kokku kukkuma. Tundsin hapet kurku tõusmas ega suutnud seda enam tagasi hoida. Tundsin, et kurjus oli võitmas. Jõudsin napilt väravatest välja, panin Gabrieli maha ja hakkasin oksendama. Mis juhtus? Mis oli valesti läinud, mõtisklesin. Kui paljud neist inimestest üldse aru saavad, mis siin toimub? Kas nad tahavad lastekodus esinevat vägivalda ja kurjust kinni katta? Ma ei saanud sellest aru. Mulle meenus, kuidas ma olin saanud meie suurematel koosolekutel sõnumeid juhtivatelt uurijatelt, kes kahtlustasid tiimis korruptsiooni. Võisin avada keset koosolekut oma mobiili ja lugeda sõnumit, mis ütles. Kollases pluusis mees sinust vasakul on osaline. Või sinises pluusis meest sinust paremal üritab oma osadlust varjata. Ma teadsin, et korruptsiooni esines, kuid ausalt öeldes ei olnud ma arvanud, et me veel lõpusirgel sellepärast vastu seina jookseme. Ma ei teadnud, mida teha või kuhu minna. Tagasi minna ma ei saanud, seega otsustasin auto juures oodata. Siis ma nägin teda, ühte juhtivatest uurijatest. Hirmul sellest, mida olin just näinud, kuid siiski veel mingil määral julge, läksin mehe juurde ja ütlesin talle tõtt. See lastekodu pole kunagi selline välja näinud. Ilmselgelt keegi teadis ette, et me tuleme. No, me igatahes võtsime pastor Joe'lt telefoni ära, ütles ta enesekindlalt. Kordasin oma sõnu kindlamalt kui enne. Nad teadsid, et me tuleme. See koht pole kunagi selline välja näinud.
Miski mu häälest tundus talle kohale jõudvat ja ta vaatas mulle otsa, nagu oleks ta uskuma jäänud. Oled sa kindel? Küsis mees. Mitte ainult kindel, vaid ma olen veendunud. Tunnen paljusid, kes võivad seda kinnitada. Uurija keeras mulle selja ja tegi paar telefonikõnet. Äkitselt hakkas väravatest välja voolama politseinikke, uurijaid ja ametnikke, kes kõik autodesse ronisid, et tagasi politseijaoskonda sõita. Hingasin sügavalt välja ja istusin koos Gabrieliga autosse, juureldes, mis küll järgmisena toimuma hakkab. Siiamaani ei olnud peaaegu mitte miski läinud nii, nagu planeeritud. Paar minutit pärast seda, kui olime tagasi politseijaoskonda jõudnud, tuli üks inimene minu juurde ja ütles suur aitäh teile ning hakkas Gabrieli endale tõmbama. Mida te teete? Olin väsinud, segaduses, hirmul ja vihane ning nüüd veel see. Poiss peab meiega kaasa tulema, ütles hääl ja üritas Gabrieli mu käte vahelt ära tõmmata. Instinktiivselt tugevdasin oma haaret ja astusin paar sammu tahapoole. Gabriel tõstis hädakisa, mis paisus kiiresti täiest kõrist kriiskamiseks. Poiss peab meiega kaasa tulema, et saaksime oma pabereid täita, ütles mees külmalt ja küünitas ilma igasuguse kõhkluseta minu poole ning rebis Gabrieli jõuga mu käte vahelt ära. Vaatasin, kuidas lapse silmad täitusid hirmuga ning tema röökimine valjenes veelgi. Keegi avas autoukse ja mees, kes Gabrielist üles hoidis, pani poisi tagaistmele, sulgas ukse ning kõndis tagasi politseijaoskonda. Pisarad valgusid mul mööda nägu ja ma seisin ja ootasin, et keegi märkaks ja aitaks, kuid seal polnud mitte kedagi. Gabriel tagus röökides vastu meid lahutavat autoakent. Kaalusin, kas avada autouks ja Gabriel välja lasta, kui mees tuli tagasi õue ja hüüdis kalgilt üle Gabrieli nutu ja minu õigustuste. Me peame ta endaga kaasa võtma. Kaotasin kogu jõu, mu vaprus ja rahu ja usaldus olid kõik läinud. Kui auto koos Gabrieliga paigalt võttis, vedasid mu jalad alt ja ma kukkusin põlvini. Mõned uurijad, kes olid lõksu planeerimisel osalised olnud, nägid mind ja tulid ja aitasid mu uuesti jalule. Keegi sõitis autoga ette, et mind koju viia. Niipea kui olin autosse istunud, hakkasin samuti nutma ja karjuma, et ma ei näe Gabrieli enam mitte kunagi, sest korrumpeerunud ametnikud kavatsevad ta minuga eest ära peita. Juht vaatas üle õla minu poole ja ütles vaikselt, sa näed teda uuesti 5 või 6 päeva pärast, temaga on kõik korras. Kuid ma teadsin, et mees valetab ja mu süda lõhkes kurbusest ja ahastusest. Ulgusin terve tee nutta. Vedasin end majja, olles täiesti omadega läbi, nii emotsionaalselt, füüsiliselt kui vaimselt. Vajusin voodile ja Miika keeras end minu kõrvale kerra, kui ma piibel käes end magama nutsin. Ma ei suutnud uskuda, mis oli juhtunud. Need olid olnud mu elu kõige pikemad ja muserdavamad 14 tundi. See tundus olevat kõige lõpp. Mitte miski ei olnud läinud plaanipäraselt. Olin olnud nii hirmul, et pastor Joe saab aru, kes lõksu seadmise taga oli ning olin kartnud, et ta ründab mind, vaid tapab mu. Kuid midagi säärast polnud juhtunud. Selle asemel tuli rünnak just siis, kui mina arvasin, et kõik on läbi ja me olime väljaspool ohtu. Kuid me polnud väljaspool ohtu. Gabriel ei olnud väljaspool ohtu. Nüüd oli poiss kadunud ja ma polnud kindel, mida järgmisena ette võtta. Kuid ma teadsin, et lastekodusse ma enam minna ei saa. Järgmisel päeval kuulsin, et pastor Joe oli ametlikult arreteeritud ja ootas kohut. Kuid kuna see trikk ilusasti riietatud lastega, kes ehitud tagahoovis rõõmsasti tantsisid, oli läbi läinud, otsustati lastekodu äri jätta avatuks. Pastor Joe abikaasa pidi seal edasi kamandama, kuni mees vangis istus. Mu kõhus keeras ja ma teadsin, et meie lõks polnud tegelikkuses mitte millelegi lõppu teinud. Selle asemel rõhutas meie ettevõtmine veelgi siinset vaieldamatut korruptsiooni ja segadust Haiti laste õiguste osas. Teadsin, et see oli kõigest teekonna algus, et pimedus valguse kätte tuua. Ma ei kavatsenud lasta kurjusel võita. 14. peatükk. 2 last. Ükskõik, kuidas emadus sinuni jõuab, ime on see alati, on öelnud Valerie Harper. Kõigest mõni päev pärast salaoperatsiooni vaatasin, kuidas Miika oma turvalises voodis silmad sulges ja mõnusasti unne vajus.
Siis lõi ta veel korraks silmad lahti ja vaatas mulle otsa oma patja kaisutades. Naeratasin oma kallile tütrükesele, kes oli elanud mu juures vaevalt 1 kuu. Ta naeratas mulle vastu, ise pooleldi unes ja pomises. Vaata, minu voodis on ruumi veel 1 lapsele. Silitasin tema pehmet põske ja naerdates tema kommentaari üle ütlesin: jää nüüd magama, Miika. Kuid kõndides pimedast toast välja, tabas mind äkitselt sügav hingevalu, nagu oleks kuskil midagi olulist puudu. Mõni minut hiljem olin tagaaias lõõgastumas ja nautisin haruldast vaikuse hetke. Vaatasin üksi silmi Haiti öist tähesäras helendavat taevast. Naeratasin mõeldes Miikale, kes parajasti oma pehmes ja turvalises voodis magas. Enamuse aja oma elust oli teda sunnitud magama köögilaua all papitükil ja mõnikord isegi õues palja maa peal. Äkki meenusid mulle tüdruku sõnad. Tõenäoliselt oli see olnud lihtsalt ühe armsa 7-aastase impulsiivne mõte, kuid ma ei suutnud sellest enam üle saada. Võib-olla oli tema sõnades midagi enamat. Kargasin püsti ja läksin tagasi majja. Avasin sahtli, kus hoidsin Miika dokumente. Tahtsin tema hooldusõiguse paberid uuesti üle vaadata. Voltisin lahti 1 kortsulise ja rebenenud paberilehe ning istusin, et seda lähemalt uurida. Millegipärast hakkasin higistama ja muutusin ärevaks ja pelglikuks. Mõtlesin aina päevale, kui olin Miika bioloogilise ema surmatunnistuse endale saanud. See anti mulle üheskoos Miika hooldusõigusega ja ma olin selle kohe koos teiste dokumentidega sahtlisse pannud. See tundus niivõrd haprana, et oleks võinud iga hetk mu käte vahel laiali laguneda. Ma polnud seda kunagi lugenud, kuna tegemist oli prantsuskeelse dokumendiga, mis oli Haitil kohtute ja vaidluste ametlikuks keeleks. Olin keskkoolis veidi prantsuse keelt õppinud, kuid ei mäletanud piisavalt, et dokumenti enda jaoks ära tõlkida. Ausalt öeldes polnud ma kunagi mõelnud, et võiksin üritada sellel olevat teksti lugeda. Nüüd aga tundsin sundust see nii hästi kui võimalik lahti mõtestada. Olin hädas häguste tähtedega ja proovisin prantsuse sõnastiku abil lehel olevaist sõnadest sotti saada. Ohkasin. Miks ma küll ometi prantsuse keeletundides paremini tähele ei pannud? Ohkasin uuesti, ise endiselt higistades ja ärevil. Siis aga kargas 1 lause paberilt mulle otse silma. Elle mort dans le présence de son mari avec 2 enfants. Ma teadsin, enfants tähendab lapsi ja 2 on 2. Kui olin ka ülejäänud sõnade osas sõnastikuga konsulteerinud, panin kokku terve lause. Naine suri oma mehe ja 2 lapse juuresolekul. Oota. 2 last. 2. Minu praeguseks juba nii üles köetud emotsioonid said nüüd veelgi enam elu sisse ja miljonid küsimused ujutasid mu mõtted üle. Miikal on vend või õde? Kus see tüdruk või poiss on? Mis juhtus? Millal nad eraldati? Miks ei ole Miika sellest varem rääkinud? Magamisest ei tulnud sel ööl midagi välja. Vähkresin ja nihelesin nii elevusest kui kartusest, et Miikal on õde või vend. Mind painas veel 1 konkreetne küsimus. Kas see poiss või tüdruk on veel elus? Järgmisel hommikul ärkasid koos minuga ka mu tormilised tunded ja küsimused. Palvetasin selle eest, mis sõnu Miikaga kasutada ja teadsin, et mu süda ei lase mul kaua oodata. Mõne minuti pärast ärkas ka Miika. Vaatasin teda ja küsisin siis nii rahulikult ja õrnalt, kui oskasin. Kas sul on vend või õde? Tüdruk issitas silmi, nagu üritanuks ta äratada endas mingeid kaugeid mälestusi. Hoidsin hinge kinni, kui ta kallutas oma pead kord ühele, kord teisele poole, pilk ära olev, kuid ta ei öelnud midagi. Hoidsin hinge kinni ja ootasin. Viimaks ta vastas. Ma arvan küll, ütles ta aeglaselt ja vaatas mulle pärani silmi otsa. Mu süda hüppas rinnus. Esitasin talle veel mõne küsimuse, et näha, kui kindel ta on, kuid vastused jäid kõik endist viisi ebakindlaks. Olin Michaeli bioloogilise isa telefoninumbri alles jätnud ja otsustasin nüüd, et järgmine loogiline samm oleks talle helistada ja otse küsida. Ma pidin seda tegema.
Telefonis kutsuvat tooni kuulates tundsin, et hoian jälle hinge kinni. Mees vastas telefonile ja ma küsisin, kas Michelle'il oli vend või õde? Või on vend või õde? Oui, Jonsi tisse, väike õde. Teadsin, mida tahtsin järgmiseks küsida, aga ma kartsin ja mu süda peksis nagu hull. Ma polnud kindel, kuhu see kõik välja viib. Lõpuks sundisin need sõnad kiirustades endast välja. Kas te teate, kus Michelle'i õde on? Mees kõhkles hetke, aga ütles siis rutakalt. Ma ei tea, kus ta on, aga ma võin proovida välja uurida. Sõnad lendasid mu suust sellise kiirusega, et mul polnud lootustki neid peatada. Palun leidke ta üles, siis ta saaks tulla siia ja koos oma õega üles kasvada. Mees nõustus ja kuigi ma kuulsin ta hääles elevust, lisas ta, et ta ei olnud kindel, kus tüdruk elab. Lõpetasime kõne ja ma neelasin pisaraid. Adopteerimise asjus on mu pea ja süda alati omavahel sõjajalal olnud. Esimesest hetkest, kui kuulsin Michelle'i lugu, tahtsin ta sellest väärkohtlemise olukorrast välja aidata ja ta uuesti isaga kokku viia. See naiivne unistus luhtus aga niipea, kui Miika mulle teatas, et isa oli teda mitmel korral külastanud ega olnud teda ka korduva anumise peale orjaseisusest päästnud. Mees kuulis küll tüdruku palveid, kuid jättis ta alati endisse olukorda edasi. Michelle'i lugu oli end mu südamesse sisse kirjutanud. Jumal lammutas mu piiratud arusaamu, nagu ei tohiks adopteerida neid lapsi, kelle vanemad on elus. Mida rohkem ma selle pärast palvetasin, seda enam andis Jumal mulle rahu ja ma kuulsin teda ütlemas. Megan, ta ju üritas oma isaga rääkida. Sinagi oled üritanud tüdruku olukorda tema isale selgitada. Megan, see tüdruk on nüüdsest sinu tütar. Sisimas ma tegelikult teadsin, et tema bioloogiline isa ei saaks Michelle'ile pakkuda seda, mida ta vajas. Toitu, turvalisust ja võimalust käia koolis. See murdis mu südame, kuid ma mõistsin, miks Jumal oli meid kohe esimesel päeval sel Bellevue mäel puu all kokku viinud. Terve järgneva kuu ma palvetasin, et mul oleks rahu ja kannatlikkust, et lasta Jumalal teha tema tööd. Veel palvetasin, et Jumal aitaks Miika bioloogilisel isald tüdruku väikese õe üles leida ja ta saaks lapse turvaliselt meile toimetada. Jumal vastas neile palvetele, kaitstes minu ja Miika südant, nii et kuigi ootamine võttis aega mitmeid nädalaid, tundus, et läks kõigest mõni päev, kui helistaski Bernard. Jõudsin vaevalt öelda bonjour, kui ta hakkas kiiruga paristama, et minu maja ees verandal istuvat üks väike tüdruk, kes näeb välja täpselt nagu Miika. Olime Miikaga just asju ajamas, vaatasin naeratades enda kõrval autos istuvat Miikat ja suutsin vaevu pisaraid tagasi hoida, kui ütlesin. Sinu õde on meie maja juures. Tüdruk nihutas end istmel ettepoole ja naeratas. Kas me lähme koju? Muidugi. Nägin, kuidas Miika selg tõmbus suurest erutusest pulk sirgeks. Sõitsime tagasi vaikuses, kuigi tundsin, kuidas ootusärevus mu veresoontes möllas. Kui koju jõudsime, lükkas naeratav Bernard esivärava avali. Miika läks joostes ees ja mina tema kannul. Tema hüppas kohe verandale, mina jäin veel treppidel korraks seisma. Jessica hüüdis ta suurest rõõmust ja kükitas maha ning mähkis oma käed ümber tillukese tüdruku, kes istus verandal, jalad sirgelt ette sirutatud. Michelle kiljus väike tüdruk vastu. Nende taasühinemist ei ole võimalik sõnadesse panna. Ma parem ei üritagi. Ma ei saa kunagi teada, kui mitu aastat või kuud oli nende viimasest nägemisest möödunud ja ma ei saa kunagi teada nende õdede täielikku lugu. Nurgas istus nende isa. Mees naeratas, kuid ma ei ole kindel, kas ta üldse arugi sai, kui suur ime oli just aset leidnud. Astusin treppidest üles ja istusin verandale Jessica kõrvale. Ta nihkus minust eemale, hirm silmis. Tema siniste äärtega valge kleit oli talle mitu numbrit liiga väike ja ta varbad ulatusid üle määrdunud valgete sandaali otste. Hakkasin vaikselt rääkima ja tutvustasin talle ennast, kui tüdruku silmad hakkasid juba pisaraisse tõmbunud. Miika haaras oma õel käest ja rääkis talle õrnal häälel kõrva. Kõik on hästi, Jessica, sa ei ole ohus. Seejärel vaatas Miika minu poole ja müksas mu kätt nagu öeldes. Sa võid jätkata.
Ma ei suutnud. Ütlesin Miikale, et tulen kohe tagasi ja jooksin vannituppa pisaraist poolpime. Enne kui uks sulgudagi jõudis, olin juba töinates vannitoa põrandal. Tänasin valjuhäälselt Jumalat, et ta oli lubanud mul pealt näha ühte mu elu kõige erilisemat hetke. Taas ühinemine, armastus, lunastus. Jeesus. Teadsin, et mul on kõigest mõni minut, et end kokku võtta. Pomisesin kiiresti veel ühe tänupalve talle, kes saadab korda imesid. Siis kuivatasin pisarad, viskasin näole veidi vett ja läksin tagasi verandale. Koputati raudväravale ja hoovi astus Bernardi kutsutud kohtunik. Järgmise 45 minuti jooksul said 4-aastase Jessica dokumendid kenasti täidetud ja tüdrukute isa lipsas uksest välja hüvasti jätmata. Võib-olla oligi niimoodi parem. Olin erutatud ja väsinud ning rääkisin parajasti Bernardiga, kui vakatasin äkki rabatult keset lauset ja küsisin, kus on Jessica? Ma ei näinud teda. Otsekohe mõtlesin, no tore on, olen vaevalt tund aega 2 väikese tüdruku ema saanud olla ja juba on üks neist kadunud. Vaatasin eesõue ja hüüdsin tema nime. Võib-olla peitis ta end kusagil. Kõndisin tagasi majja. Jessica, Jessica, hüüdsin teda valjemini ja paanilisemalt. Maja taga verandal seisis minu sõber, härra George. Mehe silmist jooksid pisarad. Tüdruk on siin samas, ütles ta mulle ja osutas oma jalge ette. Kõndisin lähemale, ise hirmul, mida ma järgmiseks näha võin. Seal ta oli, pisikene tüdruk, selg kõveras ja õlad küürus, kiviplaadidest verandal, hoides mõlema käega kinni mopist. Ta üritas verandat pesta. Astusin verandale ja vaatasin tema ilusatesse pruunidesse silmadesse, millest peegeldus hirm. Kas ta arvab, et ma lasksin ta siia tuua, et ta hakkaks minu heaks tööle? Aeglaselt tõmbasin mopi tema tillukeste käte vahelt ära. Ma ei suutnud uskuda, et ta üldse teadis, kuidas seda kasutatakse. Kummardusin alla, vaatasin talle silma ja ütlesin, Jessica, sa ei pea seda siin tegema. Tüdruk oli segaduses ja astus mõne sammu tagasi. Silmasin kellegi liikumist, see oli Miika, kes meid maja nurga tagant piilus. Viipasin talle ja ta tuligi, silmad pisaraist märjad. Ta vaatas Jessicat ja moppi ning ma nägin ta näol tema enda valusaid mälestusi. Miika kõndis aeglaselt tõe poole ja sirutas talle käe. Jessica vaatas jälle hirmunult minu poole, kuid seekord mul õnnestus naeratusega pisarad ära hoida ja ta võttis Miikal käest. Nad läksid kahekesi käest kinni tagahoovi mängima. Varisesin veranda põrandale ja toetasin lauba kätele. Mu süda oli tüdrukute elu julmusest lõhkemas. Mu hing tuikas valust, püüdes mõista, millist segadust need tüdrukud pidid kogema seoses oma väärtuse ja identiteediga, oma õigusega olla lapsed ja nüüd ka seoses oma vabadusega, kuna nad olid kasvanud usus, et nende ainus roll oli teisi teenida. Mulle meenus Pellevuumäe toiduprogramm. Üks rühm restavekke oli üritanud pulgaga maa peale oma nimesid kraapida, naerdes, kui neil õiged tähed meelde ei tulnud. Mu süda põles igatsusest, et need lapsed mitte ainult ei õpiks oma nimesid õigesti kirjutama, vaid et nad saaksid käia koolis ja tunda, et see on sama palju ka nende jaoks. Selleks, et Pellevuumäele Miika, Jessica ja teiste laste tarbeks uut koolimaja ehitada, oli meil palju suuremat rahastust vaja. Kui Jessica hakkas juba vähehaaval meie pereeluga harjuma, hakkasin palvetama ja valmistuma oma teiseks rahakogumisreisiks Ameerikasse. Minu Haiti sõper Tachi, kes oli mulle õe eest, pidi seni tüdrukutel silma peal hoidma. Ma ei tahtnud kuidagi lahkuda, sest Jessica saabumisest oli möödas alles mõni nädal, kuid ma teadsin, et pidin seda nende heaks tegema. Olin näinud juba piisavalt, et mõista, kui tähtis on haridus. Teadsin piisavalt lugusid vabadusest, mille oli andnud haridus, ja olin veendunud, et see oligi järgmine samm. Mul polnud kahtlustki, et Jumal aitab meil uue kooli jaoks raha saada. Vajasime vaid järgmist imet. 15. peatükk. Ole julge. Ära iial anna alla ja mitte kunagi, mitte ühelgi tingimusel ära võtta fakte omaks. On öelnud Ruth Gordon.
Järgmise nädala pühapäeva pärastlõunal sõidutas Gressieris sketšiga esinenud kena kutt Joss Anderson mind Colorado Denveri lennujaama. Olime saanud sõbraks ja ta oli aidanud mul Fort Collinsis Respaia Haiti toetusüritust korraldada. Olime teel kirikust lennujaama ja ma olin hädas, sest ei teadnud, kaua ma suudan veel oma pisaraid tagasi hoida. Neelatasin korduvalt ja kurgust kraapis, nagu oleks seal tonn kruusa. Tundsin sõidu ajal, et Joss on kuidagi ärevil ja otsib, kuidas vestlust alustada. Aga tundsin hea meeld, et ta siiski vait püsis, sest olin üsna kindel, et kui ma suu lahti teeksin, ei tuleks sealt midagi peale ohjeldamatu nutu. Ma ei nutnud Jossi pärast, vaid selle pärast, et raha kogumise üritus oli olnud kõike muud kui tulemusrikas. Mu süda valutas, kui mõtlesin nädala tagustele palvetele, mil mu enesekindlus oli olnud nii tugev. Ma lihtsalt teadsin, et Jumal varustab. Kuid ebalevad tunded olid pead tõstnud juba enne Ameerikasse lendamist. Olin hakanud kuulama teistes Haiti linnades teenivate ameeriklaste kritiseerivaid sosinaid. Naiivne tüdruk. Haitil see tüdruk küll vastu ei pea. Tüdrukul pole aimu ka, millesse ta ennast segab. Kommentaare meenutades said pisarad minust lõpuks võitu ja hakkasid mööda mu sooja põski alla nirisema. Joss köhatas hääle puhtaks ja lõpetas vaikuse, küsides, on sinuga kõik korras? Palun vabandust, et ma selline tundeline tita olen, ütlesin kähedalt. Ma arvasin, et see kukub natuke teistmoodi välja. Sa ei pea nutmise pärast vabandama, ütles ta hellalt. Hingasin paar korda sisse, enne kui uuesti rääkima hakkasin. Ma lihtsalt olin nii kindel, et Jumal varustab meid. Kordasin talle seejärel sama lugu, mida ta oli juba eelneval õhtulgi kuulnud. Kuidas me olime juba alustanud oma 6 klassiruumiga kooli vundamendi valamist ja kui ma nüüd koos rahadega ei naase, jääb ehitus seisma. Pisaranired tilkusid mu särgile. Vaatasin aknast välja, häbi kasvamas vihaks. Tahtsin rusikaga taeva poole vibutada, kuid hoidsin end tagasi, sest ei tahtnud, et Joss peaks mind veel napakamaks, kui ma tema silmis ilmselt niigi olin. Joss hakkas mulle leebelt meelde tuletama, et Jumal alati varustab oma plaane ja kõik toimub alati tema ajakava järgi ja tema viisil. See ei lohutanud mind üldse. Jossi sõnadest veel rohkem ärritatuna keerasin ja vaatasin talle otsa sellise pilguga, mida ma hetk hiljem kohe kahetsesin. Meie jutuajamine vajus uuesti kohmetusse vaikusesse. Hakkasin eelmist õhtut mõttes meenutama. Minu 2 Haitil kohatud sõpra, Rita ja Brenda, olid mulle imetoreda õhtu kavandanud. Nad organiseerisid õdusa kogunemise ühe seltskonnaga, kes tahtsid kuulda, mida Jumal Gressieris teeb. Olin tundnud end rahuliku ja enesekindlana, sest Jumal andis mulle Respaia Haiti kohta sõnumi ja sellest ma ka rääkisin. Miks siis mitte midagi ei juhtunud? Lõin mõttes Jumalaga lahinguid, kui Jossi telefon helises. Ma ei pööranud ta kõnele eriti tähelepanu, kuulsin ainult tema järsku vastust. Mul on väga kahju, aga me oleme teel lennujaama. Megan lendab ära õhtul kell 6. Jossi silmad keskendusid maanteele. Ta kuulas veel hetke ja lõpetas siis kõne, öeldes, jah, võib-olla järgmine kord. Pilk endiselt teele naelutatud. Vaatasin korraks tema poole. Telefonikõne mind eriti ei huvitanud. Ta siiski selgitas kurbus silmis. See oli proua Nancy Richardson, minu ülemuse abikaasa. Ta kuulas su eilset sõnumit ja tahtis meid koos oma mehe Kurtiga õhtustama kutsuda. Olin väsinud ja laskin oma viha, hirmu ja frustratsiooni pisaratel voolata. Vaevu kuuldes, kuidas Joss vabandust palus ja üritas mind lohutada, oleksin tahtnud oma negatiivsete mõtete tulvas pead vastu autoakent taguda ja karjuda. Mida ma teen? Nii paljud inimesed Gressieris loodavad minu peale, kuid ma vean neid kõiki alt. See mõte tagus mu peas nagu kummitav refrään, mis kuidagi vaibuda ei taha. Auto oli taas vaikne. Mu enesehaletsus sai otsa ja ma hakkasin palvetama. Ma ei mõelnud enam endale, vaid Bellevue mäele ja sealsetele armsatele lastele, kes vajasid kooli, kus oleks õppimiseks ja kasvamiseks turvaline ja armastav õhkkond. Värisesin mõtte ees, et pean 40 ehitajale teatama,
et me ei saagi töödega jätkata. Kujutasin ette, kui alandav see saab olema, kui pean teatama meie ehitajale Kyle'ile, kes oli just Californiast Haitile kolinud, et meile 6 klassiruumiga koolimaja ehitada, et meil polegi tema projekti jaoks raha. Kurbusest vallatud hingasin sügavalt sisse ja hakkasin uuesti palvetama. Mõtlesin vabadusele, mida Bellevue mägi pakub, ja sealsele rõõmu ja rahu atmosfäärile. Sulgesin silmad ja kujutasin ette lastega täidetud uut koolimaja. Üritasin üle saada eelmise õhtu süütundest ja häbist ning tuletasin endale meelde, et ma ei vastuta ju üksi ehitustööliste, õpetajate ja Bellevue mäe õpilaste eest. Milline isekas mõte! Oleksin äärepealt enda üle naerma hakanud. Olin ju põhimõtteliselt arvanud, et olen suurem kui Jumal. See oli ju tema, kes kõik need töölised valis, mitte mina. Tema neid ka varustab, mitte mina. Minu üle tuli rahu. Hingasin veel korra sügavalt sisse ja lasin oma ärevusel ja frustratsioonil minna. Siis vaatasin Jossile otsa. Joss, aitäh sulle kogu sinu abi ja toetuse eest. Hei, kõik on korras ja... Ta jutt jäi pooleli, kuna nüüd helises minu mobiil. Vaatasin ekraanil olevat võõrast numbrit. Halloo, vastasin ettevaatlikult. Teiselt poolt kuuldus salvestatud hääl. Teiega räägib American Airlines. Teie kella 6 lend Dallasesse Fort Worthi on tühistatud. Uus lend läheb homme hommikul kell 7:15. Mul tuli kananahk peale. Pillasin telefoni käest ja vaatasin välja imelisse taevasse. Siis pöörasin end Jossi poole ja sisuliselt karjusin, et auto kinni peaks. Mu süda tagus nii kiiresti, et ma ei suutnud oma mõtteid koondada, et sõnu suust välja saada. Viimaks ütlesin õhku ahmides. Mul lend on edasi lükatud homme hommikule. Joss hakkas naerma. Tundub, et me ikkagi saame õhtustama minna, ütles ta. Haaras telefoni ja helistas proua Richardsonile tagasi. Mu mõtted lendasid üle helikiirusel, kui hakkasin taipama erinevaid märke Jumala selgest plaanist, mis meie endi silme ees lahti rullus. Joss keeras auto ringi, tegin turvavöö lahti ja ronisin tagaistmele, et kaevata oma kohvris lootes leida midagigi, mis sobiks õhtusöögile minekuks selga panna. Peatusime korraks bensiinijaamas, kus sõin riided ära vahetada ja me sõitsime edasi, et kiirustada õhtusöögile Kurt ja Nancy Richardsoniga. Keerasime autoga restorani ette ja enne väljumist palvetasime veel korraks. Üritasin rahuneda ja oma ootusi mitte liiga kõrgeks ajada. Olin juba korra kõrvetada saanud ega tahtnud, et see uuesti juhtuks. Isegi kui see on kõigest mõni $1000, on sellest küllalt, et ehitustöid jätkata, ütlesin Jossile restorani sisenedes. Vaatame, mida Jumal teeb, ütles ta naeratades. Kurt ja Nancy istusid juba lauas ja tervitasid meid. Teadsin nende kohta ainult õige pisut, kuna Joss töötas nende firmas Otterbox, mis valmistas mobiiltelefonide kaitseümbriseid. Tundsin, et olen selleks ootamatuks kohtumiseks äärmiselt halvasti ette valmistatud, kuid sellest polnud midagi, sest mõlemad tõusid püsti ja kallistasid meid ning lauda istudes tundsin end juba väga vabalt. Härra Kurt alustas jutuajamist, uuristes Jossilt, kuidas tal tööl läheb. Pärast lühikeste viisakuste vahetamist vaatas Kurt mulle otsa ja teatas. Su eilne lugu julgustas mu abikaasat väga. Ta nõudis, et ma sinuga kohtuksin. Naersin närviliselt ja tundsin, kuidas ärevus tõusis. Järgmiseks küsis ta, mida Jumal Gressieris teeb. Rahunesin veidi ja rääkisin talle meie koolist, Miikast, Jessicast ja Restabekkidest. Sõnad lausa voolasid mu suust ja meie jutuajamine oli elav ning täis paljusid küsimusi ja vastuseid. Siis tuli paus. Härra Kurt vaatas mind oma teraval pilgul ja küsis midagi, mida ma ei unusta mitte kunagi. Kui sa saaksid julgelt küsida nende laste heaks ükskõik mis summat, kui palju sa küsiksid? Mu mõtted tormlesid ringi ja ma kokutasin talle midagi sellist, et lastel oleks vaja koolivorme, õpikuid ja hommikusööki. Julgelt segas mees viisakalt vahele. Mu pähe kargas üks suur summa, kuid nii pea kui suu avasin, tuli sealt välja sellest summast täpselt 2 korda suurem number. Mu silmad läksid suureks, kui taipasin, mida ma just teinud olin. Läksin paanikasse ja oleksin tahtnud füüsiliselt oma sõnadest grinni krabada ja need tagasi suhu toppida.
Istusin seal nagu naelutatud, peljates, et olin oma piirid ületanud. Härra Kurt vaatas mind ja naeratas. Ta küünitas oma selja taha ja võttis tagataskust tšekiraamatu. Ma ei suutnud tema kirjutamise ajal isegi hingata. Silmadesse imbusid pisarad hägustudes mu nägemist. Mees plõksatas oma pastaga kinni, rebis tšeki välja ja sulges märkmikku. Leebel, kuid otsusekindlal ilmel sirutas ta ettepoole ja ulatas mulle tšeki. Ta vaatas mulle otse silma ja ütles siis rahulikul toonil. Ma kirjutasin sulle tšeki poolele sinu öeldud summale, et sa saaksid oma loo rääkimist jätkata. Vaatasin tšeki oma sõrmede vahel, hoolega jälgides, et mu pisarad värskele tindile ei langeks. Keskendusin hingamisele, et mitte minestada. Mu udused silmad nägid vaevu paberil olevat summat. Sellest oli rohkem kui küllalt, et koolimaja valmis ehitada, lastele koolivormid osta, õpikute ja hommikusöökide eest tasuda ning vähemalt paar esimest kuud õpetajatele palka maksta. Rõõmu pisaratega koos tuli mu silme ette uuesti pilt sellest, kuidas toiduprogrammi ajal püüdsid lapsed maa peale oma nimesid kritseldada. Tundsin, kuidas Jumal ütles sel hetkel. See ei ole sina, kes seda teeb. See olen mina. Lase mul seda teha. Naeratasin härra Kurtile ja proua Nancyle, suutmata öelda muud kui ainult aitäh, aitäh, aitäh. Mõlemad ütlesid peaaegu üheaegselt pisarad silmis. Jumal on meid õnnistanud, et me teisi õnnistaksime. Mu silme ees viltsatasid taas erinevad pildikesed Bellevue mäest, koolimajast ja lastest. Usalda mind. Nende samade sõnadega oli Jumal mind kõnetanud algusest peale. See on minu plaan, mitte sinu plaan. Tõmbasin käekotist piibli ja toppisin tšeki sinna vahele. Hingasin sügavalt sisse ja üritasin end koguda, kui kuulsin härra Kurti midagi Jossile ütlemas. Ma näen, et siin vist toimub midagi, osutas ta Jossile ja mulle. Joss läks näost erepunaseks ja naeris närviliselt. Tema oli julge. Nüüd on sinu kord, ütles ta Jossile. Joss noogutas häbelikult. Siis aga esitas ta Jossile tema elu kõige pöördelisema väljakutse. Ta ütles, ma tahan, et sa läheksid kuuks ajaks Haitile ja jõuaksid selgusele, mida Jumal sinult ootab. Selleks, et see reis võimalik oleks ja et Jossil oleks aega asjades selgusele jõuda, tegi ülemus ettepaneku, et ta katab Jossi 1 kuu palga. Nagu ehmunud silmadega hirv autotulede valgusvihus, niheles Joss ebamugavalt ja noogutas siis aeglaselt nõusoleku märgiks pead. Ta oli valmis proovima. Piinlikkust tundes vaatas ta minu poole ja kehitas õlgu, just nagu öeldes, et tal polnud aimugi, et midagi sellist võis juhtuda. Joss oli minuga sarnaselt alustanud oma suhet isandaga ülikooli ajalt. Ta mängis korvpalli, pesapalli ja Ameerika jalgpalli ning unistas magistrikraadist sporditreenerina. Viimasel semestril sai ühest tema parimast sõbrast Kristuse järgija. Joss märkas oma sõbra elus muutust ja peagi sai temastki Jeesuse järgija. Samm-sammult õppis ta kuuletuma Jumala häälele ja plaanile. Nii kiiresti, kui see õhtu oli alanud, see ka lõppes. Tõusime püsti ja jätsime hüvasti. Mu süda pakatas äsja kohatud paarilt saadud inspiratsioonist. Olin nii julgustatud, väsinud ja samas elevil. Siis polnud meil Jossiga veel aimugi, et olime astumas millessegi veel elu muutvamasse ja väljakutsuvamasse, kui oleksime osanud ettegi kujutada. 16. peatükk. Hoiatus esileedilt. Ma usun, et reaalsuses on viimane sõna relvitul tõel ja tingimusteta armastusel. Seepärast ongi ajutiselt lüüa saanud õiglus tugevam kui võidurõõmutsev kurjus, on öelnud Martin Luther King Jr. Kuigi Haiti valitsusagentuur rebis Gabrieli pärast lastekodu salaoperatsiooni mu käte vahelt ära ja seejärel ta kadus, polnud ma teda unustanud. Operatsioonist oli möödunud juba hulk nädalaid, nii nagu ka poisi äraviimisest, kui ta 10 küünega mu käte järele krabas, kui ma neid tema poole sirutasin. Nad toppisid ta valitsuse valge sedaani tagaistmele, kust kostis ta kõrvulukustav kisa. See oli ühtlasi ka viimane kord, kui nägin lastekodu ja pastor Joe'd.
Jumalapoja lastekodu olukord istus endiselt mu emotsionaalses postkastis erkpunase märkega lahendamata. Mul polnud aimugi, kus Gabriel on või kas temaga on kõik korras. Ainus, mis mind liikvel hoidis, oli Kristus, minu lootus. Lugesin piiblist kirjakohti, kus mainitakse ingel Gabrieli. Minu lemmikuks oli Luuka 1.19. Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees ja ma olen läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit. Lugesin seda salmi korduvalt. Ootasin Gabrieli ja tema rõõmusõnumit. Kus ta küll on? Miika tundis temast puudust ja päris tihti tema järele ning Jessica, kes kuulis meid alatasa poisist rääkimas, oli kindel, et tunneb teda samuti. Me palvetasime, et Gabrieliga oleks kõik hästi, et ta oleks terve, armastatud ja et tal oleks ohutu. Ma teadsin, ma uskusin, et näen teda peagi uuesti. Jätkasin tema otsimist ja tahtsin, et ta teaks, et ma ei anna iial alla. Kuigi olukord oli juba niigi hull, tegi asja minu jaoks veelgi hullemaks teadmine, et ehkki pastor Joe oli juba mitu kuud tagasi arreteeritud, oli lastekodu endiselt avatud ja täis kaitsetuid vaeslapsi. Mõned vanemad lapsed, kes teadsid, kus ma elan, hakkasid salaja minu juures kressieeris käima ja rääkisid, kuidas nad ei ole päevade kaupa midagi süüa saanud. Nende nälginud kehad kinnitasid, et nad räägivad tõtt. Mu süda läks järjest raskemaks. Peas liikus endiselt mõte, et ma ei saa nende laste ja selle kuritahtliku, korrumpeerunud lastekodu sulgemises osas alla anda. Olin koos oma tugirühmaga kirjutanud kirju, korraldanud koosolekuid ja teinud kõik, mis võimalik, et utsitada Haiti valitsust selles osas midagi ette võtma. Kuid miski ei tundunud mõjuvat. Lõpuks sai meie toetajatel Ameerikas küllalt ja nad otsustasid tegutsema hakata. Keegi algatas veebilehel Change.org petitsiooni, millega ühinesid erinevad blogijad, kes jagasid meie uudiseid edasi, et rahvast tegudele õhutada. Paljastage inimkaubandus Haitil, Jumalapoja lastekodus. Käesolev petitsioon on suunatud CNN-ile, et rahvusvaheline meedia aitaks peatada orjuse Jumalapoja lastekodus. Palun kutsuge CNN-i üles paljastama Haiti valitsuses levivat korruptsiooni ja aitama rahvusvahelistel organisatsioonidel toimetada lapsed turvalisse kohta lastekodust, mida praegu juhivad lastega kaubitsejad. Senised tõendusmaterjalid näitavad, et Jumalapoja lastekodus on juba varasemalt lastega kaubitsetud ja sama jätkub ka praegu. Inimkaubandus Jumalapoja lastekodus on tõestatud. Juulis toimunud politseioperatsiooni käigus arreteeriti lastekodu direktor, kes mõisteti süüdi lapse müümises. Haiti uurijad on omalt poolt meie rühmale kinnitanud, et olemasolevad tõestusmaterjalid viitavad inimkaubandusele. Paljud fotod tõendavad, et lapsed kannatavad ekstreemse füüsilise väärkohtlemise ja hooletusse jätmise all. Ameerika ja Haiti arstid on dokumenteerinud mitmeid väärkohtlemise juhtumeid ning hooletusse jätmist, sealhulgas põletushaavu ja luumurdusid. Hiljuti 10. oktoobril 2011 toimetasid Ameerika vabatahtlikud lastekodust kohalike arstide hoole alla nälgimise viimase faasi tunnustega lapsed. Arstid kinnitasid, et ilma sekkumiseta oleksid need lapsed nälga surnud. See lastekodu tuleb sulgeda. Teised lastekodud on valmis neid lapsi vastu võtma. Palun julgustage CNN-i seda lugu jagama ja tagama, et kõnealune lastekodu suletaks ja lapsed kiiremas korraks mujale paigutataks. Siiralt teie ja sinu nimi. Petitsioon toimis. 12 tunni jooksul allkirjastas petitsiooni üle 10 000 inimese. Minu telefon hakkas helisema ja reporterid ning eri meediaväljaanded palusid minult kommentaare. Oli tunne, et teoksil on midagi suurt. Kui ma enne olin tundnud end oma võitluses lastekodu sulgemise eest lüüa saanuna ja üksi ning ummikus olevat, siis äkitselt oleks nagu müürid murdunud ja kõik muutus. Olin valmis headeks uudisteks ja neid ka tuli. Mu telefon helises jälle ja seekord oli mul tükk tegu, et rääkija sõnumist aru saada. Ainus, mille mu kõrv kinni püüdis, oli presidendi kantselei. Mu südamelöögid kiirenesid. See oli keegi mees Haiti presidendi kantseleist. Ta esitas mulle küsimusi petitsiooni sisu kohta. Iga küsimuse puhul hingasin enne sügavalt sisse ja hakkasin siis selgitama nii hästi, kui oskasin tõde lastega kaubitsemise kohta Jumalapoja lastekodus. Hääl teisel pool toru jäi vaikseks, nagu oleks ta šokeeritud ja segaduses, et midagi sellist võiks Haitil üldse toimuda.
Mina olin ka šokeeritud, aga pidin sellest, et tema oli šokeeritud, et selline asi Haitil võimalik on. Rääkisime edasi. Otsustasin, et praegu oli parim aeg, et saaks kuulda veelgi rohkem sellest maailma suurimast majandusharust. Selgitasin talle Gabrieliga seotud asjaolusid ja rääkisin veel 10 teistest lastest, kes lastekodust kaduma läksid. Mees tänas mind, et ma Haiti rahvast hoolin. Kõne lõpus küsis mees, kas mul oleks võimalik järgmisel hommikul Port-au-Prince'i presidendi paleesse tulla ja ise olukorrast rääkida. Homme hommikul olin kohkunud, kuid sain siiski sõna suust ja vastasin, et olen järgmisel hommikul seal. Ärkasin varakult ja sättisin end valmis, pannes selga oma ainsa ilusa kostüümi, mille olin Haitile kaasa võtnud. Oktoobrikuu lämmatavalt niiskes kuumuses hakkasin muidugi otsekohe higistama. Kuuajasel jumala kuulamise visiidil viibiv Joss sõidutas mind laenatud veoautos 2 tundi läbi pealinna organiseeritud kaost meenutava liikluse, kuni jõudsimegi Port-au-Prince'i rahvuspalee juurde. Vahtisin üksisilmi paleed. Kunagi valge, särav ja pulmatordilikult kaunistatud hoone oli 2010. aasta maavärinas väändunud ja murenenud ning täiesti kasutuskõlbmatu. Meid juhatati hiigelslikku telgitaolisse ehitisse, mis majutas Haiti valitsust. Turvakontrolli järjekorras tundsin järjest ära erinevaid nägusid salaoperatsioonil osalenutest ning mõistsin, et ma polnud ainus, keda kohale kutsuti. Turvakontrollist läbi oli mul hetk aega, et teha kiire telefonikõne. Helistasin oma Haiti nõustajatele ja nad soovitasid mul rääkida oma lugu ainult presidendi otsestele alluvatele. Istusime koos Joshiga ja ootasime kohtumise algust, kui hakkasin muretsema selle üle, mis tegelikult taustal võis toimuda. Kas ma olen ohus? On see mingi lõks? Mu tool oli ühe suure rohelise taime kõrval ja teisel pool puhmast istus keegi, kellest nägin vaid tema jalgu. Millegi pärast oli mul tunne, et tean seda naist, sest ta jalanõud tundusid tuttavad, kuid ma polnud kindel. Otsustasin jalutada tualetti, et naise nägu paremini näha. Möödusin temast ja tundsin ta otsekohe ära. Naine oli osalenud paljudel lastekodu koosolekutel ja alati meie plaanidele vastu seisnud. Mu süda hakkas peksma. Kui ma tualetist tagasi jõudsin, kutsuti meid mõlemaid sisse. Naine tõusis üles ja kõndis ülbel ja eneseteadlikul sammul otse kabinetti. Järgnesin kiiruga, harjutades mõttes, mida olin kavatsenud öelda. Kabinetis võttis naine istut laua taga istuva mehe vastas. Seisin ukse avas, vaatasin mehele otsa ja ütlesin inglise keeles. Ma olen nõus teiega rääkima, aga ainult 4 silma all, ilma kõrvalisete isikute juures olekuta. Vastust ootamata keerasin ringi ja läksin tagasi ooteruumi. Saatsin asjaga kursis olevatele inimestele sõnumeid, lootes saada mingitki juhatust, kuidas sellises olukorras käituda. Kui äkitselt sain sõnumi ühelt tundmatult numbrilt. Esimene leedi teab, et sa oled siin. Ta tuleb sinuga rääkima. Oot, mida? Kellelt see sõnum tuli ja kuidas nad teavad, kes ma olen? Enne kui jõudsin mõeldagi või Jossiga rääkida, kõndis minu juurde üks pikk naine elegantses kostüümis ja kontsakingades ning küsis mu käest. Kas teie olete Megan? Noogutasin. Naine osutas mulle ja palus mul endale järgneda. Tõusin püsti. Joss tõusis samuti püsti, et minuga kaasa tulla. Naine aga vibutas talle kohe keeravalt sõrme ja ütles rahulikult ja kindlalt. Ta tuleb kohe tagasi. Joss sai aru ja istus tagasi toolile. Heitsin talle äreva pilgu ja järgnesin siis naisele mööda koridori, endal süda pekslemas. Naine osutas kabinetile, kus istus tasakaalukas ja enesekindel naisterahvas. Kissitasin veidi silmi, üritades meelde tuletada, kus ma seda naist näinud olin ja taipasin siis, et tema oligi Haiti esimene leedi, Sofia Martelli. Naise sõnad olid selged ja kaalutletud, kui ta selgitas mulle, et tema ja teised olid lastekodust ja petitsioonist teadlikud ning nad tegelevad selle probleemiga. Korjasin oma julguse riismed kokku ja palvetasin korraks mõttes. Siis vaatasin naisele otsa ning alustasin oma ettevalmistatud lühimonoloogi. Ma armastan Haitit, armastan selle inimesi, armastan seda, millega tegelen. Kuid praegu ootavad paljud kannatamatult ainult seda, et nad saaksid kuulda veel enam halbu uudiseid sellest, mis Haitil toimub. Nad loodavad, et ma räägiksin neile räpaseid, inetuid ja õelaid üksikasju. Kuid ma ei taha seda teha.
tahan, et Haiti teeks selles asjas õige otsuse. Pean ütlema, et kui seda lastekodu kohe ei suleta, oleks see väga vale otsus ja see oleks vesi halbade reportaažide veskile. Ja me teame, et Haitile pole neid juurde küll vaja. Tegin pausi ja hingasin sügavalt. Tõenäoliselt esimest korda terve monoloogi jooksul. Proua Martelli noogutas mõtlikult. Teeme seda nii kiiresti kui saame, ütles ta ja selgitas mulle mõningaid kavandatavaid samme. Ta surus mu kätt ja ütleks, et lahkuksin nii kiiresti kui võimalik ning hoiatas, et ma ei räägiks sellest mitte kellelegi. Tema silmad vaatasid ainiti minu omadesse ja ta suu oli kui sirge kriips. Naise öeldud sõnad tekitasid minus ohutunde. Segadus ja hirm tõstsid pead. Kas see tähendab, et mul ei ole siin Haiti rahvuspalees ja esileedi kaitse all turvaline? Ma ei saanud sellest aru, kuid ma uskusin teda. Tänasin naist lühidalt ja jooksin toast välju. Haarasin Joshil käest ning väljusime kiiresti hoonest. Samal päeval helistati mulle uuesti ja anti lisateavet lastekodu sulgemisest ja sellega seonduvatest detailidest. Kõik kõlas kui hästi õlitatud plaan ja ma palvetasin, et seal elavate poiste ja tüdrukutega läheks kõik hästi. Meie meeskond oli otsinud häid lastekodusid, kuhu lapsed saaksid pärast sulgemist ümber asuda, nii et olin optimistlik, et see õudusunenägu saab peagi otsa, vähemalt laste jaoks. Järgmisel hommikupoolikul sain mitmeid telefonikõnesid, mis kinnitasid, et Jumala poja lastekodu oli tõepoolest kinni pandud. Nad ei saanud enam kasutada riskirühma lapsi selleks, et heatahtlikelt välismaalastelt raha ja tarbeesemeid välja pressida. Mul oli selle üle nii hea meel. Milline kergendus. Kuid oli ka halb uudiseid. 100 lapse asemel leiti lastekodust vaid 50 ringis. Meieni jõudsid kuuldused lastest, kes olid lastekodust ära jooksnud, väidetavalt kas sugulaste juurde või olid nad leidnud võõraid, kes nad enda juurde võtsid. Kuigi intervjuu soovijaid oli palju, olin mures, mida selline avalik tähelepanu võib teha mu organisatsioonile, mu elule Gressieris ja mu tütardele Mikale ja Jessicale, kes olid ajutiselt mu sõbra Tatsi juures. Seetõttu otsustasin kõigist intervjuudest keelduda. Intervjuusid andsid ja probleemist rääkisid teised, kellest osa polnud protsessis osalenudki, osa aga olid ise aidanud seda väärkohtlemist põlistada, kutsudes pidevalt erinevaid Ameerika kogudusi ja rühmasid lastekodusse tuuritama, kui see veel avatud oli. Pärast lastekodu sulgemist hakkasin saama massiliselt kirju erinevatelt Ameerika kirikutelt, kes olid olnud teiste halbade Haiti lastekodude partnerid. Nendes kirjades raporteeriti samuti väärkohtlemisest, vägistamisest ja muudest õudustest. Korrumpeerunud lastekodude nimekiri kasvas nädalast nädalasse ja tõevalgus hakkas tungima ka Haiti kõige pimedamatesse ja meeleheitlikumatesse nurkadesse. Jumala poja lastekodu oli täis lämmatavat pimedust, kuid pimedus ei võitnud, valgus võitis. Lastekodu sulgemine ei toonud mitte ainult vabaduse, vaid see tõi valguse kätte ka selle, mis oli juba kaua aega peidus olnud. Korruptsiooni, väärkohtlemise ja kurjuse. Selline paljastus oli Jumala töö. Järgneva 3 kuu jooksul pandi kinni rohkem kui 25 korrumpeerunud lastekodu. Kuna olin olnud esimesest päevast peale asja sees, pani see mind mõtlema Ameerika rühmadele ja sellele, kuidas nad tulevad ja ehitavad ja toetavad Haiti tegelikku olukorda päriselt mõistmata. Eriti ei arvestata töötuse katkuga. Hinnanguliselt on 80% kõigist orbudest sattunud lastekodusse just nimelt vaesuse tõttu. Need vaesuse orvud viiakse lastekodusse peamiselt seetõttu, et vanemad ei jaksa toidu ja kooli eest tasuda. Tavaliselt maksavad Ameerikast toetust saavad lastekodud ka laste koolitamise ja toidu eest. Nii et hädas olevatele lapsevanematele on sellised asutused parimaks ja ainsaks lahenduseks. Teades, et vähemalt 80% Haiti orbudest jutumärkides, neil on vähemalt üks vanem täiesti olemas, on see hullus tulla ja hakata neile lastekodusid ehitama. See tundub üheaegu ebaterve ja kohatu. Mõistsin, et see, mida Ameerika peab laste jaoks parimaks, pole tihti muud kui lihtsalt üks pinnapealne kiirlahendus, nagu ajutine plaaster, mis pikemas perspektiivis võib probleemi hoopis süvendada. Teadsin, et sellele peab olema ka parem alternatiiv.